Nestor ja Koppel, majanduspodcast. Tere kaunist augustikuud. Mina olen SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu vastas istub aktsiaseltsi Redgate Rikkus peamine investeerimisspetsialist Peeter Koppel ja te olete taas kuulamas Nestor ja Koppel podcasti, mis on naasnud suvepuhkuselt. Peeter võib teha häält, et ta on ka olemas. Olen küll olemas, olen ka naasnud suvepuhkuselt, paraku. No jah, ma ei ole ammu nagu nii palju puhanud, ma arvan, et ma viimati puhkasin nii palju riigiametnikuna, et ma olin kuskil tõepoolest peaaegu juuni lõpust võiks öelda puhkusel, et väga põnev tunne on, et vahepeal unustasid üldse ära, mis asi see majandus on, aga no mõningaid majandusalased tähelepanekud ma siiski tegin, aga ma tahtsin nagu alustada, et kas ka sinul oli sama, et kas ka oma puhkuse ajal nägid sa midagi majandusest päris elus? Mulle tundub, et natukene nägin, kuidagi on tekkinud selline olukord, kuidas kõik millegipärast mingisugusel viisil tahavad laenu saada. Ja ma üritan seda siis seletada kuidagi... Sinu käest? No paraku küll. Ära neile küll anna, kes niimoodi Facebookis kirjutavad. Facebookis õnneks nad ei kirjuta, aga ühesõnaga järeldus, mis ma sellest tegin, oli see, et meil teatavasti ju Eestis majandus natukene suisa kasvab. Ja mõned ütlevad, et nüüd on toimunud imeline paradigma muutus ja kõik läheb hirmsamal kombel paremaks, siis mina tegin sellest lihtsalt selle järelduse, et ilmselt võib-olla sellisele tavalisele inimesele sellised asjad jõuavad teatud viitega. Ja nüüd on siis jõutud ka sellises... Vahepeal oli vaja Peeter Koppeli käest seda bridge financing saada, jah? Mulle tundus küll kangesti niimoodi, et ma ei olnud selle üle üldse nagu eriti õnnelik ja lihtsalt ma võin ka julgelt öelda, et ega ma ei anna. Selles mõttes ma natuke olen kade, vaata see näitab, Peeter, et vähemalt avalikkuse või kes iganes su käest laenu küsis, nende silmis sa oled jõudnud sellele tasemele, kus nagu tundub, et sa oled see mees, kelle käest võiks laenu küsida, et see on tegelikult hea märk. Ma ei ole selles nii kindel, aga ütleme niimoodi, et kui ma vaataksin olukorda sinu vaatenurgast, siis jah, tõepoolest. Aga ma kordan veel, ma ei anna. Ja see paradigma muutus väga head selle sisse tõid. Ma tulin tööle, kohe esimene asi, mis ma põhimõtteliselt nägin, oli see, et Ardo Hansson oli just kirjutanud vahepeal arvamusloo, et Eesti majanduses on toimunud pööre, mida ei saa märkamata jätta. Aga ma jõuan selleni tagasi, sest et ma räägin ka oma puhkusest, et üldiselt tõesti, et ma majandusuudiseid absoluutselt ei jälginud meelega. Puhkasin, mõtlesin hoopis teistele teemadele, aga mõningad sellised ääremärkused ma nii-öelda tegin. Üks, mida me oleme siin juba rääkinud ka, aga millest ma tunnen, et me peame veel rääkima, on need poolakad. Vaata, need poolakaid ma nägin kõikjal, kus ma sellel suvel viibisin, et olgu see siis kuskil välismaal, olgu see 4300 meetri kõrgusel mäe otsas või olgu see Saaremaal kuskil metsas võsa lõigates, igal pool need poolakad mulle puutusid silma. Ja mis me siin ka vist kuskil kevadises podcastis rääkisime, on see, et Poolal on läinud väga-väga hästi majanduslikult, eriti võrdlus kogu ülejäänud Euroopaga, mis tähendab, et poolakate elatustase on kõvasti tõusnud ja koos sellega, kuna neid on ka väga palju, on nad aina nähtavamad igal pool, eks neile meeldib ka lõpuks korralikult reisimas käia, mis Eestis võib-olla seal Saaremaal ringi sõites eriti silma paisti sellised, kõik nad on endale ostnud mingisugused vahvad džiibid, millega saaks vist sinna kuhugi Mad Maxi filmi ka purjetada, et selliste suurte ratastega ja mõeldud nagu ekspeditsioonideks. Ühesõnaga jällegi sellised nagu kallihinnalised hobid, mis vaatasin natuke turisminumbrid Eestis ka, et kas siis poolakaid on rohkem, et mul on tunne, et vaata eestlastest turismiarendajatel on selline stamp-aasta on ikkagi see 2019, et enne koroonat, kui kõik oli veel hästi. Võrreldes sellega on näiteks juuniga numbrid vaatasin, on tegelikult poolakate arv Eesti majutusasutustes kasvanud poole võrra, et muidu vist, mis siin räägite, et turism on kasvanud 5% midagi taolist, et ei ole nagu sugugi mingisugune number, aga 50%, et nagu need poolakad, need hiildivad. Just nimelt, ja poolakatega on selline lugu, et mis see järgmine faas siis võiks olla, et kui nad on nüüd läinud teistest mõnevõrra jõukamateks,
kohati ja elavad võib-olla natukene paremini, siis võib-olla võib tähendada ühel hetkel ka seda, et ühel hetkel me näeme neid veel rohkem, sellepärast et võib-olla nad tahavad siia nagu mingisuguses kontekstis investeerida ja raha panna, sellepärast et miks ma seda arvan? Ma arvan seda sellepärast, et üldiselt kui kellelgi nii hästi läheb, siis neil kipub ka ühel hetkel raha üle jääma ja teine asi on see, et nemad teavad ja saavad aru, mida see meie geopoliitiline risk tähendab, et mul on olnud meeldivaid kokkupuuteid poolakatega ja üldiselt see on nüüd nagu see koht, kus me leiame nagu väga kiiresti ühise keele, et rusikat näitame me siiski kõik ühes suunas. Nad suisa väga aktiivselt aitavad meil seda geopoliitilist riski maandada. Ma usun, et ka ju isegi hullematus seisus kui täna. Jah, ja minu jaoks küll veel, sina vaatasid numbreid, siis minule saabus hiljuti mingisugune video või ma ei tea, kas seda nimetada saab meemiks, kus siis selline fantastiline mõnevõrra nii-öelda juba unustusse vajunud popstar nagu Moby oli kuskil Poolas, kuskil vanalinnas. Alles ma nägin teda Tartus muuses. No, kas sa isiklikult nägid? Isiklikult nägin. Oi, fantastiline. Ühesõnaga, ta oli kuskil mingisuguses Poola linnas, vanalinnas hotelli rõdu peal ja siis põhimõtteliselt ta kuulas, kuidas üks kaunis daam mängis puu all viiulit ja mängis Leonard Coheni Hallelujat. Ja ta oli sellest kõigest suhteliselt vaimustunud. Ja ütleme nüüd niimoodi, et kui seda kogu videot vaadata, siis lisaks sellele, et poolakatel läheb muidu hästi, mulle tundub, et nad on ka muidu teinud oma poliitikas võib-olla suhteliselt õigeid otsuseid, mis on võib-olla mõnevõrra erinevad sellest, mis mõningad teised Euroopa riigid on teinud, aga see selleks. Aga turismi teemal mul oli veel tähelepanekuid, kuna ma siin turismikava aktiivselt tegelesin, siis sai ka ringi sõidetud Tallinnast kaugemal ja mis on veel nagu huvitav, et meil vanast oli selline võib-olla tead, kui see turist käis, Haapsalus käis ja Pärnus käis ja Saaremaal tegi ka tiiru. Aga siis oli see nagu muu Eesti, kus sellist turismi infrastruktuuri väga ei olnud. Aga sai aega vedetud ka Ida-Eestis, nii seal valdavalt vene keeles rääkivas kui ka seal hoopis allpool. Ja mulle tundub, et ka hoopis nagu veidratesse kohtadesse on kus turismi infrastruktuuri meil juurde tekkinud, et täitsa siuksed alevikud, mille nime sa kuuled võib-olla esimest korda, seal on väga viisakad söögikohad, restoranid suisa siuksed pakuvad kohalikku kööki ja kala. Sul on tekkinud, ma ei tea, Sillamäele suur rannalee koos kohvikute ja restoranidega. Kes oleks, ütleme, siin 15 aastat tagasi arvanud, et meil on võimalik promeneerida Sillamäe rannas, võtta promenaadi ja võtta vahepeal üks kohvikus ja restoranis võib-olla lõuna. Meil on igasugust muuseume tekkinud, et ma olin nagu väga üllatunud, aga üks asi, mis ma jällegi hakkasin nagu mõtlema, et me siin viimasel ajal räägime kogu aeg sellest riigivõlast, eelarve puudujäägist, et ma nägin ka niisugust infrastruktuuri, mida peab ilmselt päris kallihinnaliselt ülal pidama. Ja siin, ma ei tea, sina käisid kindlasti on ju muidugi seal Illikulaju festivalil ja Treski festivalil ja kõigil festivalidel, mina käisin seal Arvamusfestivalil. Ossa vaeseke. Sattusin seal poliitikutega, siis arutasime seda küsimust, et kuidas Eesti riigi võlakoormuse kasvu peatada ja kust leida siis nagu uusi eelarvetulusid ja kogu selline pool. Et ma nagu positiivse poole pealt ütleks, et seal võib-olla ühe tugeva erandiga üldiselt nagu erakonnad said aru, et ega see nagu hea ei ole, et meil see riigivõlg siin on niivõrd kasvanud ja isegi nad said aru, et mis enam-vähem need lahendused võiks olla, aga kehvema poole pealt, et ühtegi sellist lahendust ei tundunud olevat, et mille tulemusena nad ka tagasivalituks osutuksid, mis siis nagu nii-öelda, kui nüüd paned sealt 1+1 kokku, tähendab seda, et tegelikult kõik läheb suhteliselt pikalt veel vanaviisi edasi. Jah, ehk siis nagu me just vist oma eelmise loo ajal mainisime, et valimised tulevad ja meie teame 100% valimiste võitjat. Ja see oli? Riigivõlg. Täpselt nii. Ja paratamatult ta nii vist ka jääb. Aga ma ei tea, räägime sellest paradigma muutusest ka Eestis või? Et mis ütleme, väga tore, et Ardo Hansson selle nagu artikli kirjutas, tegi minu töö kohe lihtsamaks.
tuled nagu vaata tagasi pärast pikka puhkust, mõtled, et noh, mis sa siis nüüd nagu rääkima hakkad, et kas see on nagu hästi või halvasti, no ta ütles, et kõik on hästi. Et ma siis räägin, et kõik on väga hästi. Ta seal tsiteerin, veel mõned kuud tagasi oli tavapärane rääkida Eestist kui Euroopa ühest nõrgemast majandusest. Täna näitab statistika midagi hoopis muud. Eesti majandus kasvab euroala keskmisest kiiremini, inflatsioon on euroala madalaim ning tööturg püsib tugev. Ja ka sedastab, et kui faktid on muutunud, peaks muutuma ka avalik arutelu. Ehk siis siit edasi ainult optimistlikus toonis. No kas nüüd just ainult optimistlikus toonis, aga mina suudaksin ilmselt suhteliselt kergelt panna selle kõik paranenud väliskeskkonna arvele. Ehk siis, kui sa nüüd nagu mõtled seda globaalset pilti ja mõtled ka arenenud maailma pilti, siis tegelikult see pilt on parem, kui ütleme arvati eelmise aasta lõpus, arvati isegi selle aasta alguses. Ehk siis seda kasvu on veidikene rohkem ja isegi kui ma nüüd mõtlen ja vaatan, et kuidas on meil siin näiteks Euroopas nende nagu tööstuse ostujuhtide indeksitega, siis opsas 100 Vallera, need näitavad suisa ekspansiooni. See siis tähendab seda, et ostujuhtide indeks, kui nüüd normaalsele inimesele seletada, ei ole mitte midagi muud kui see, et helistatakse läbi otsustajad tööstusettevõtetest ja küsitakse, et aga kas tellimusi ka on ja siis see pannakse kirja ja sellest kalkuleeritakse indeks ja uskumatu, aga Euroopa tööstus on ekspansioonis ja see tähendab seda, et kuskil seal taamal on optimism, kuskil seal taamal on mingisugune kasv ja mina hakkan kohe nagu mõtlema selle peale, et ahaa, kuskil taamal on kui toormete nõudlus. No ma olen poolteist päeva tööl olnud, ma ei ole jõudnud sinna väga nagu sisse vaadata veel, aga kuskilt kuulsin, et isegi Saksamaa majandus oli positiivselt üllatanud, mis on siuke, ei oleks arvanud, aga küll, kuhu ma jõudsin sisse vaadata ja mis oli võib-olla veel üllatavam on siis, et meie armsad soomlased, kellele ma olen siin ainult õnnetust ja hukatust kuulutanud, seal on toimunud mingisugune imeline muutumine. Ma arvan, et siin on ka mingid rohud mängus, et ilmselt antidepressandid, aga soomlased on hakkavad kõvasti ostma. Tõeline siuke sisekaubanduse suisa, ütleme Soome kohta, ma ütleks, et on toimunud buum. Tõepoolest on ju aekaubanduse mahuindeks vist oli 5% kasvanud, et see, et soomlased nagu järsku nii palju tarbima hakkaks, on nagu täiesti imeline. Ja väidetavalt siis esialgse hinnangu põhjal Soome saavutas siin teises kvartalis üle 2% majanduskasvu, mis tõepoolest raske uskuda, et see on ka Soome jaoks ikkagi nagu siuke rekordnumber, ma ei mäleta, mis aastal nad viimati midagi taolist, 21 ilmselt. No ka vaata, selles mõttes, et sellega on ilmselt jälle täpselt samamoodi, nagu me siin oleme varem rääkinud ja nagu me ka eelmisel hooajal Soome kohta rääkisime, et siis, kui ikkagi rääkivad pead tulevad hallide nägudega televiisorisse ja ütlevad, et siit enam mitte kunagi mitte midagi paremaks ei lähe, siis täpselt sellest hetkest alates hakkab minema midagi ka paremaks. Muidugi, kui me nüüd mõtleme sellele, et mis see nende üldine olukord on, siis tõepoolest kasvu on, inimesed tahavad osta, tööpuudus 10,4%, see ei ole tore. Ja siit me jõuame jällegi sellise klassikalise küsimuseni, et kumb see siis parem on, et kas jäik tööturg või paindlik tööturg. Vaadake, paindliku tööturuga on selline lugu, et kui tööturg on paindlik ja majandus hakkab kasvama, siis tööpuudus väheneb ära siuhti. Aga Soomes see nagu siuhti vähenenud ei ole. Ja teine asi on, mis muidugi on võib-olla huvitav, on see, et eks nad oma riigieelarvega ole suhteliselt sellises ilusas kohas ka, kus nad siis küll, ütleme, kui see kasv on ja kõik, siis ega nad on näide sellest, et mis juhtub siis, kui kulutada üle ja kulutada veel üle. Ehk siis põhimõtteliselt Soome järgmisel aastal kulutab 92 miljardit, 13 sellest on laenatud. Iga 7 euro on siis põhimõtteliselt laenatud. Soome on ka sinu käest laenu küsinud. Mulle väga meeldiks, kui ma kuskil sellisel tasandil opereeriks omadega, siis ma ütleks neile, et ei saa sellise intressiga, kindlasti ei saa, vaadake, kus te oma nii-öelda fiskaalse positsiooniga olete. Ja mis on siis veel ka huvitav, on see, et
et Soome intressikulud umbes paar korda kiiremini kasvavad kui see, et kuidas nad suudavad oma eelarvet nagu kokku tõmmata. Et on väga tubli, et nad on hakanud nagu ka võib-olla mõtlema, et äkki peaks see fiskaalne lähenemine olema nagu veidike distsiplineeritum, aga ega see nagu eriti distsiplineeritud välja ei näe ja loomulikult on ju, just vaatasin, see oli vist Helsingin Sanomates ka, kus siis üks majandusprofessor oli tulnud jälle sellise fantastilise ideega välja, et vaatamata siis nii-öelda keerulisele olukorrale, kus võlg on liiga suur ja majanduskasv liiga väike, et ega heaolu ühiskond ohus ei ole, sellepärast et makse saab ju tõsta. No saab, alati saab ja, aga ma tahaksin tulla selle jäiga tööturu juurde tagasi, õudselt hea sõna üldse, jäigastatud olekus tööturg on ju. See väidetavalt on ju täna ikkagi mängib siin need soomlased, kel töökoht alles on, et mõtle positiivselt, et töötus on seal üle 10%, aga saad aru, 90% siis nagu, kes töötaja tahavad, neil on töökoht olemas, on ju. Nemad on väga õnnelikud. Nimelt nad on siis, vaata, seal on see, nagu Peeter, sa tead, on ju, et ei ole nii, et sina lähed oma ülemuse juurde ja seda räägite palju, Peeter järgmine aasta palka hakkab saama, vaid sa oled delegeerinud selle ülesande ametiühingule, kes sinu eest langetab selle kokkuleppe, palju see palka peaks saama, sest et nii on palju parem, eks. Nii, võt, ja see palju parem ametiühing on tegelikult saavutanud siis väga hea palgakokkuleppe aastateks 25–27, mille tulemusena siis nad tahtsid vist 10% nagu 3 aasta peale, said natuke üle 8, on ju, aga vaadates seda, et Soome inflatsiooni pole väga ollagi, on ju tavapärastes oludes, et reaalpalga kasv on olnud väga kiire, ehk siis 9%, nad päriselt teenivadki rohkem ja saavadki rohkem kulutada ja sinna otsa veel see, et Soomes ka majapidamised ikkagi on päris palju võlgu võtnud ja laenuintressid langenud, et raha jääbki kõvasti üle. Jah, sellises kontekstis ja sellise majandusstruktuuri puhul, nagu meil siin arenenud maailmas hetkel on, siis on ilmselt nagu väga raske mõelda välja kasutumat institutsiooni, kui seda on ametiühingud, et need tuleks kõik loomulikult laiali saata, ja tööturg võimalikult paindlikuks teha ja lõppkokkuvõttes oleks kõik õnnelikumad, sellepärast, et vaata ametiühingutega on selline mure, et Soomes on ka ju, kuidas nüüd öelda, erinevate valdkondade ametiühingud ja need ametiühingud ju põhimõtteliselt ikkagi võitlevad siis nii-öelda konkreetselt oma liikmete eest ja siis see tekitab sellist toredat fragmenteeritust ja teine asi on see, et mis mulle isiklikult nagu kohe üldse ei meeldi, et seal ametiühingutes on mingisugused tegelased, kes siis opereerivadki, nende kogu eksistents ongi olla ametiühingu tegelane. Ja kui ma nagu kuulan, millist juttu need räägivad, siis ega seal nagu väga palju 1905. aastast, kui ametiühing võis olla tõesti nagu hea asi. Nagu väga see narratiiv muutunud ei ole, mis siis, et nende liikmed nagu keskmiselt elavad, kui me nagu maailma mastaapi vaatame või vaatame isegi Euroopa mastaapi, elavad nagu kuningakassid. Aga üldiselt mina ametiühingutesse ei usu ja siis ma alati imestan ka, kui keegi hakkab rääkima, et Eestis on palgad nii madalad sellepärast, et meil ei ole tugevaid ametiühinguid, siis kuulge nagu, võtke nüüd nagu ennast kokku, et meil on struktuurne tööjõupuudus ja meil on reaalpalga kasv olnud nagu kogu aeg väga hea, et mis need ametiühingud siis veel teeksin, käkiks nagu selle tööturu päris ära. Vot see oli see Peeter Koppeli neoliberaalne narratiiv, aga vaata, kus praegu ma tulen ikka tagasi selle Ardo Hanssoni loo juurde, vaata, et tema ka rendib seal, et ega meil läheb hästi sellepärast, et meie naabruskonnal läheb hästi ja oleme nüüd vaata tänu sellele ametiühingute palgakokkuleppele täitsa timm ju, et majandus kasvab üle 2% nii soomlastel kui ka meil muuseas, jah, et meil tuli ju ka nüüd siin teise kvartali kohta number välja, et 2,1% majanduskasvu esialgsetel andmetel, aga mis oli siis nagu põnevam, oli see, et esimene kvartal meil oli seal ka siuke tead nagu mingisugune mäng on, vaata, kus sa pead pimesi eeslile saba taha panema või midagi sükest, eks on ju, et vaata see esimene hinnang meil esimese kvartali kohta oli selline, et see oli 1,3% ja nüüd tuli välja, et suisa 2,4%, kui täpsemalt üle mõõdeti. Et kuule, 2 kvartalit üle 2% majanduskasvu. See on siuke nagu
normaalne, niimoodi nagu selle kohta ütleks, et peaaegu nagu päris. Muidugi mina ütleksin selle kohta, aga kujuta ette, kui Soomes ei oleks neid ametiühinguid ja nad saaks seal normaalselt oma majandust jooksutada, siis kui hästi neil võiks minna ja kui hästi siis veel meil võiks minna. Aga üldiselt vaata, kunagi me ju käisime Nordic Business Forumil ja siis me nägime seda onu, kes mulle meeldis hästi palju. Muuseas, me lähme sinna veel. Jaa, me lähme sinna veel. Aga siis me nägime seda onu, kes mulle meeldis hästi palju ja sulle vist ka meeldis. Ma saan aru, et see onu nimega Björn Wahlroos tuleb Eestisse ja esineb suisa mingisugusel suhteliselt suurel konverentsil. Ja siis ma saan, ütleme, mina leian, et see on väga positiivne, sellepärast, et siis saalitäis tähtsaid Eesti otsustajaid saab ka tegelikult teada, mis asi see Soome on, millised on sealsed probleemid ja kuhu ollakse omadega liikumas, sellepärast, et siiamaani, eriti kui ma vaatan sotsiaalmeediat ja võib-olla ka mõningaid arvamuslugusid ja seda, kuidas inimesed Soomesse kui sellisesse suhtuvad, siis see on erakordselt selline üleromantiseeritud lähenemine. Ja tsükliliselt on neil praegu hästi, nagu sa just kirjeldasid. Ma olen sellega 2 käega nõus, aga struktuurselt unustage ära. No, põnevusega vaatan järgi pärast, kus ta siis tuleb rääkima, aga siin Ardo Hansson veel sedastas on ju ka, et kui faktid on muutunud, et siis peaks muutuma ka avalik arutelu, et seda me ilmselt võime küll kinnitada, et avalik arutelu ei muutu, et nimelt siis meil ju lähenevad Riigikogu valimised ja mulle tundub, et sellel korral majandus saab olema kuum teema ja ükski opositsioonipoliitik ei jätta kasutamata võimalust ära panna ja öelda, et Eesti majanduses on kõik läinud väga-väga halvasti ja hetkel on ka kõik väga halvasti, täpselt kuni Riigikogu valimisteni ja valitakse neid, et siis küll siis hakkab nagu hästi minema. Muide, aga ma arvan, et sa mõtled ju välja ka selle, et millal see avalik arutelu muutub. See on täpselt samamoodi nagu selle Soome avaliku aruteluga, et siis kui nagu kõige hallima näoga kõige õnnetumat juttu aeti, et siis põhimõtteliselt samal hetkel hakkas paremaks minema. Meil jõuab ka see avalik arutelu ilmselt olla masendunud, muserdunud ja õnnetu ja siis, kui ühel hetkel öeldakse, et oi, poisid, nüüd sõidame, siis on tsükli tipp möödas ja aega. Jah, aga opositsiooni jaoks võib-olla see majanduskasv on natuke liiga vara nagu kätte tulnud, et oleks ta võinud veel viibida pisut see ilus hetk. Ma mäletan, et me nagu enne, kui me läksime puhkusele, siis me rääkisime ka vist Ormuusi väinast ja ma ütlesin midagi toredat tükest, et ega ma ise ka ei mäleta, mis ma täpselt ütlesin, aga mõte oli midagi sellist, et tead, et tore, et ta nüüd korraks suveks lahti sai, et saab võib-olla nagu korra rannas käia ujumas seal ja tagasi tulla ja et võib-olla kui puhkus läbi on, et siis on jälle kinni. Ma täna hommikust seisu jälle ei tea, aga mul on nagu tunne, et kedagi nagu väga enam ei huvita ka, et kas ta on lahti või ta on kinni. Ei kipu huvitama küll, sellepärast, et nafta hinnas volatiilsus on olemas, vahepeal tundub olevat kinni, vahepeal tundub olevat lahti. Eelmine nädal nafta jällegi tegi korraliku jõnksaka alla, kõik olid selle üle suhteliselt õnnelikud. Samal ajal, kuidas meil on talveks Euroopas gaasivarudega on nagu natukene õnnetu lugu, on ju. Seetõttu, eks ole, energiafutuurite tulevikku meil siin Euroopas kipuvad ka natukene kallid olema, siis Ühendriikide naftatoodete laoseis on niisugune 30 aasta kõige madalam, et mingisugused sellised indikatsioonid on, et vist on mingisugune jama, aga see mingisugune jama on selline, et sellega on kuidagi ära harjutud. Lisaks võib-olla on õpitud, et tegelikult, et näed, et süsteem pidas vastu, kohaneti ja põhimõtteliselt ainukene probleem on see, et kui seal nüüd midagi tõsiselt halvasti läheb, siis see tõsine halvasti minek tabab juba võib-olla sellist süsteemi, mis on juba natukene selliseks hapramaks tehtud, et kui sul on ikkagi nagu laovarud suhteliselt õnnetud, siis sa oled selgelt hapram, kui sa oled siis, kui sul on tünnid täis. Aga ütleme sellist katastroofi, nagu siin ka meil mõningad rääkivad pead kergelt hingeldades Aktuaalses Kaameras rääkisid, seda tõesti ei ole juhtunud. Siin vist maagaasi puhul kõige enam on seda mainitud, et tünnid kipuvad väga õõnsalt kumisema ja meil on siin
tore idanaaber on ju, kes selliseid asju ka nagu hoolega tähele paneb ja võimalusel siis omakorda veel võimendab, et eurooplastel talvel ikkagi tusatuju peale tuleks. Aga teisalt räägitakse sellest, et meil on vist kevadel peaks USA-s valmis saama, seal on mingid uued vahvad sadamad, kus hakkab seda LNG-d voolama Euroopa suunas nii, et ei jõua seda kuhugi enam panna. Et viimane raske talve pärast seda saabub Õnnemaa. Jah, ja vandenõuteoreetikud ju räägivad sellest ka, kuidas põhimõtteliselt kogu asi on orkestreeritud Ühendriikide poolt selleks, et Euroopale see LNG-müts võimalikult põlvini pähe tõmmata. Aga Euroopale on muidugi need igasugused need LNG ja LPG ja kõik need mütsid meile väga meeldivad, et nagu ajalugu näitab, et me õudselt hea meelega usaldama ennast riikide rüppe, kes meid varustavad mingisuguse energiakandjaga, kuni nad enam ei varusta. Täpselt nii ja selles mõttes, kui me räägime sellest, et kes Euroopale mütsi on pähe tõmmanud, siis kõigepealt meenub see Eesti muinasjutt, et kes see tegi, ise tegi ikka. Aga üldiselt, kui ma nüüd mõtlen, siis minu meelest need olid isegi ka sinu tööandja analüütikud, aga ma nägin ka mõningate ameeriklaste seas nagu sellist seisukohta, et see nafta hind praegu peegeldab mitte reaalset olukorda, vaid see peegeldab seda, et mida oodatakse ja ootus on ikkagi see, et küll see kuidagi ära lahendatakse. Samas, kui me realistlikult vaatame, siis mitu korda seda justkui on ära lahendatud vahepeal, mingi 3 vähemalt. Ja seetõttu midagi sealt sellist, siin saab rääkida ainult lootusest ja mitte millestki muust. Vaatan kellakest, et natuke võiks võib-olla arutada seda, et mis me siis nüüd arvame, mis see sügis meil tooma hakkab. Et mulle praegu nagu siin kõige nende 26 minuti pealt, mis me oleme rääkinud juba, on tunne, et pigem nagu olukord on nagu hea, et on ootuseid ületatud ja enam-vähem veereb see majandus, et kui me siin nüüd jõuame ilusti nagu jõuludeni välja, see tavaliselt juhtub nagu nipsust, siis kus me siis jõudnud oleme, et mis meil siin sügisel toimuma hakkab? Vaata selle, kuidas öelda, kui ma mõtlen, siis peamiselt huvitavad asjad toimuvad ikkagi Ühendriikides ja kõik ülejäänud on jätkuvalt rahvatantsijad, siis tööturg Ühendriikides näitab seda, et me oleme kuskil tsükli võib-olla sellisest parimast hetkest või tipust suisa nagu läbi, samas turud ütlevad, et me oleme alles nagu sellises tõsises kasvufaasis. Ja kui me seda kõike siis nii-öelda vaatame, siis ajalooliselt vähemalt on tööturul olnud enamasti rohkem õigus kui turgudel. Ehk siis meil on olnud oodatust parem tsükkel, ja nüüd me oleme selle tsükli tipu võib-olla ületanud ja nüüd me peame vaatama, mis edasi saab. Aga ka selles nii-öelda ette joonistatud mustris kindel küll olla ei saa, sest see, millal oli tsükli tipp, seda põhimõtteliselt panevad analüütikud paika pärast ja ütlevad, et vaadake, kui huvitav, et see tsükli tipp just seal oli. Aga finantsturgude poole pealt, et ma vaatan, et seal me oleme ka üsna heas kohas. Me oleme suisa fantastilises kohas ja mina olen kusjuures jätkuvalt Sina oled eriti fantastilises kohas, jah? Sellepärast küsivad seda laenu, muidugi. Jaa, vaata, sellega on see lugu, et kui nüüd mõelda selle fantastilises kohas olemisega, siis vaata, meil on ju selline fantastiline näitaja nagu PE on ju. Ja kui me siis nagu kalkuleerime seda ja võtame selle nagu sellise tsükli tipu kasummiga, siis võib-olla me saame sellise numbri, mis tundub meile kohutavalt atraktiivne. Aga tsükli tipust tavaliselt kasummid ikkagi nagu kipuvad ka veidikene allapoole tulema ja siis ka see PE ei ole enam nagu nii fantastiline. Ehk siis minu arusaam on selline, et ma ei taha kalleid asju omada. Ja Ühendriigid laia indeksi baasil on kallid, kuigi seal on sektoreid, mis on oluliselt mõistlikumalt ja meeldivamalt hinnatud ja iga kord, kui mingisugune väikene sabin turgudel on, siis on nagu selgelt näha, kuidas institutsionaalsed investorid tegelevad roteerimisega ehk siis kallitest asjadest mõistlikult hinnatud asjadesse, aktsiaturul just. Omalt poolt võib-olla kommenteerin, et reaalmajanduse poole pealt ma arvan, et ega need numbrid nagu väga palju paremaks ei lähe nüüd kiiresti, et nad
Eestis siuke 2% majanduskasvukene, seal Euroopas siuke kuskil protsendi ümber, et eks ta umbes selliselt jääb ja mis tegelikult on okei, aga no Eesti kontekstis ma tean, et siin tegelikult oodatakse rohkem, et mõnel on juba tekkinud tunne, et nüüd hakkab minema, et siin näiteks kevadel jaekaubanduses, kus müük hakkas nüüd minema, et nüüd siit saab ainult edasi kasvu tulla, et tegelikult ei saa. Et nii natuke jääbki ja siis sellele järgneb muidugi nutt ja hala, kus pidi ju lubati ju, aga ei ole, kus ta on ju, kasv. Ja harjakapp gentrifitseerunud piirkonnas vist praegune hind ei ole enam mitte veerand miljonit, vaid kuskil 400 000. No nii ta on, aga aitab ka selleks, ega peale puhkust ei tohi naba kohe nagu paigast ära tõmmata, et tõmbame tänasele saatele joone alla ja kohtume jälle 2 nädala pärast. Kütke hästi! Nestor ja Koppel, majanduspodcast.